Täna kogunesid valitsuserakonnad istungitele. Eesti 200 pidas volikogu Viljandis ning Reformierakond enda üldkogu Tallinnas. Põhiteemaks nagu ikka eesseisvad Riigikogu valimised ja kuidas enda halba ja pea et olematut reitingut parandada. Reiting on tõepoolest selline, et ei tahaks vaadatagi, aga ütleme nii, et ega ainult töö ja tegevusega saab edasi. Ja ütleme, ma arvan, et see põhiline on, kas Eesti inimestel taastub usk endasse, Eestisse ja oma tulevikku. Et kui me usume, et tulevikus on veel paremaid päevi, meil on parem tulevik ees ja meie lastel on parem tulevik kui meil, siis on Reformierakonnal ka kandepind Eestis. Reformierakond on reitingutabelis kukkunud 5. kohale. Eesti 200 tulevik paistab aga veel süngem. Nende toetus on vaid 1,5% juures. Mina usun, et Eesti peab säilitama liberaalse koalitsiooni, et kas see, millistest erakondadest see koosneb, on natuke teistsugune küsimus, sellepärast et liberaalseid väärtusi, liberaalse demokraatia väärtusi Eestis kaitseb nii mõnigi erakond. Enne Riigikogu valimisi seisab Eesti veel ühe suure ja tähtsa küsimuse ees. Kellest võiks saada Eesti uus president? Nimesid on välja käidud mitmeid. Alar Karis minu pärast võiks suurepäraselt jätkata, aga Küllike Sillaste-Elling, Riina Kionka, neid nimesid on nimetatud juba küll, et ma ei taha nendele inimestele ajakirjanduse tähelepanu tõmmata, sest et ega mina nendega rääkinud ei ole ja minu nimede nimetamist võidakse tõlgendada siis kui Reformierakonna seisukohta ja siis hakatakse ette heitma, et pole räägitud konkreetsete inimestega. Praegune president Alar Karis ei ole veel öelnud, kas tema kandideerib. Siinkohal ollakse Reformierakonnas äraootaval seisukohal, aga laual on veel üks nimi. Kersti Kaljulaid, nagu ma olen öelnud, et minu meelest seisab õigete asjade eest. Minu jaoks on väga oluline, et ta seisab põhimõtteliselt nõrgemate poolel ja vägivalla vastu. Ja see on väga õige seisukoht. Ja kui Heinot talle selle peale kambaka korraldasid, siis mina olen igal juhul Kersti Kaljulaid pigem kui Heino. Tõepoolest, mingid spekulatsioon on üles visatud, et me ei ole Kersti Kaljulaiu presidendiks saamist ka arutanud, aga ütleme, praeguses faasis ei saa kedagi välistada. Välistada ei tohiks teoreetiliselt ka EKRE poolt ainsana juba välja käidud presidendikandidaati Mart Helmet. Praktiliselt aga ükski erakond peale EKRE ise mehe võitu ei usu. Mul ei ole usaldust Mart Helme välispoliitilise suuna suhtes, et mina ei ole kindel, et Mart Helme tegelikult esindab seda Eesti välispoliitikat, mis seisab väga tugeva ühtse ja kohalikti võib-olla isegi föderaliseeruva Euroopa eest, Venemaa vastu ja ka Ukraina liitumise eest Euroopa Liiduga, mis on Eesti julgeoleku vaatest ülioluline, et see juhtuks. Nii et kindlasti ei saa öelda, et Eesti 200 Mart Helmet presidendina toetab. Mart Helme esindab ju kõike seda, mida see sama EKREIKE seltskond omal ajal esindas. Et kõik lahendused tulevad minevikust, paremat tulevikku ei ole, ajas tuleb tagasi minna, maa tuleb tihedalt täita uute auverede võrgustikuga ja kõik see muu. Samamoodi ka naiste õigustes, samamoodi ka ühiskonna võrdõiguslikkuses. Nii et Mart Helmel, EKREL ja kogu sellel üdikonservatiivide seltskonnal ka Isamaa servast, Keskerakonna servast meie toetusele loota ei ole. Presidendikandidaadid peavad nimetatud olema augusti lõpuks, sest juba septembri algul peaks uus president valitud saama.